Bangalori palee. Käisin sees ka, anti mulle üks märk siia rinda, mis lubas mul siis käia kõikides ruumides või vähemalt nendes ruumides, kuhu oli lubatud minna. Ja pildistamine on keelatud, nii et seal ma ei saanud ühtegi pilti teha. Aga väga huvitav oli vaadata, on ka kohalik selline audioguide erinevates keeltes, kaasa arvatud inglise keeles, nii et täiesti võib selle endale siis võtta ja liikuda läbi erinevate ruumide. Istusin mõnusasti ühes saalis päris pikalt ja lihtsalt üritasin tunnetada seda, et mida tundsid või tegid siis kohalikud palee elanikud mingites saalides. Ja unustasin ennast täiesti sinna istuma ja nii-öelda olema ja tunnetama. Kui me räägime joogast, siis on hästi huvitav see, et paljud, eriti paljud nagu Euroopas või nii-öelda läänemaailmas, ma näitan vahepeal teile aeda, eriti paljud Euroopas ja läänemaailmas kujutavad ette, et jooga on mingisugune võimlemine või isegi nagu iluvõimlemine täiskasvanutele. Ja seda siis püütakse arendada, et mida rohkem sa siis nagu võimled, mida rohkem sa venid või parem iluvõimleja oled, seda ägedam sa siis nagu oled joogas. See sõna jooga tähendab ühendust, kui seda tõlkida. Ja ühendust siis sellega, millele sa keskendud. Muidugi jooga on selline vaimne tee, vaimne praktika ja ühendust püütakse siis saavutada nii-öelda kõige ülimuslikumas mõttes kõiksusega. Kõiksusega ma praegu seda ei hakka seletama, aga tegelikult nagu harjutamiseks kõlbab iga objekt keskendumiseks. Ja kui sa selle objektiga oled ühenduse saanud, siis see tähendabki jooga. Jooga on ühendus. Jooga praktikad tahavad küll luua ühenduse algallikaga või nii-öelda loojaga, aga jah, et iga piimapakk või mahalangenud leht, nii et kui sa oled keskendumises, siis kui keskendud sellele objektile, siis sa ühel hetkel tunned, et sa ei keskendu enam sellele objektile, vaid sa oled see objekt. Aga selle keskendumispraktikaga saavutatakse hästi palju. Esiteks paraneb mälu, paraneb analüüsimisvõime, paraneb mõtlemise kiirus, paraneb ajutöö, eemaldub stress ja depressioon. Sind valdab selline, ma ütleksin ilma põhjuseta õnnetunne ja lõpuks sa siis nagu keskendumispraktika jooksul saad teadmisi sellest objektist, millele sa